või siis järgmisel kuul kulub kindlasti ära. Mina olen võtnud sellel aastal endale eesmärgiks kõik vanad võlad ka ära klaarida. Sa mõtled mingid a la krediitkaardi võlgu või mingid sellised võlgu või kõik igasugused, ei oota sõprade ees ma vähemalt rahalisi võlgu enda teada ei oma. Et võib-olla kuskil tead jommis peaga on kellegi käest kunagi 10 eurot laenatud, aga... Ma ütlen jah, selline laenamine ei ole enam vist moes, selliste suurte summade laenamine, mul on tunne. Või siis on nüüd lihtsalt nii palju rohkem vahendeid, kus seda raha saada, kus seda vaja on. Jah, igasuguseid teisi kanaleid ka, kust... arve, mis puudutab siin ühte suvist teenust, mida olen tarbinud, sain selle alles nüüd peale jõule. Mis see nüüd siis võis olla? No vaata, kuidagi teinekord tehnilistel põhjustel arved ei jõua võib-olla õigeaegselt kohale. Võib-olla olen ise nii-öelda üle lasknud, võib-olla on jäänud lihtsalt 2 silma vahel, arve ei olnud suur, niisugune 20 eurot. Aga ikkagi, nagu ütleb vana Tõstamaa vanasõna, siis võlg on võõra oma ja... Intressi ei ole kogunud? Ei ole kogutud. Viivist ei ole määratud, et selles suhtes läks hästi. Et muidu jah, teinekord võib juhtuda tõesti nii, et mingi väike arve, aga siis on ta paar kuud maksmata. Marsruudilt. Kas kalkuleerida uuesti?